Ma tahtsin rääkida seda lugu, see oli 10-15 aastat tagasi kunagi. Saime selle Raekoja platsil Tartus kokku. Eduard oli ja Aili oli ja Harri muidugi ja Maie Koss oli. Noori ka oli seal kedagi ja me oleme igast tuttavid tookord ajasime ja siis oli see perestroika või mingi värk oli käimas, oli alanud ja siis rääkisin, no, et kus see elu käib ja mis teed ja nii edasi, nagu tavaliselt ja siis Eduard rääkis ka seda perestroika juttu, et kurramus, et nüüd peab seda perestroikat tegema ja ettevõtlust peab tegema, see on see päris perestroika nüüd. Ütles, et nüüd peab tegema. Kuule, kus sa nüüd teed, kui 50 aasta pärast, et ütlen mulle, et 50 aasta pärast äkki ei jõua enam või on hinnad väga üles läinud või kus see siis on ettevõtlus? Kuidas tulejale kehtima? Jah, et nüüd sama peab tegema. Ja siis ma ise rehkendasin, oot, kurat, hea mees, et rehkendab kohe seal ligi 100 Ega see poleks ka paha. See poleks üldse paha. Võtame kuulajad ka peale. Hääl jääb ka peale, jah? Jah. Aga mina mäletan seda korda, kui me kokku saime. Oli küll jätsa, me olime 3 laps ei olnud minust ka tookord. Ja siis oli seal üks asi oli veel. Ma ei tea, kas oli tookord või oli kunagi sina, Eduard. Kas sa käisid äkki seal minu korteris seal Tolstoi tänaval? Ma ei tea, mis kuul. Ma käisin sul külas. Üle korra käisime Harriga. Jah, siis ta näitaski või tulime sulle külla. Hei, ükskord on nii, Eduard Harriga käisime, aga siis ta näitas selle koha, kus sa olid. Ja pärast siis, kui sai nuditud siin ringi, siin mööda Tartut, ma mäletan, siis ma käin sul külas, siis oli kodus. Ja mul jäi tollest korrast veidi veelist natuke veel. Isegi see oli mingi polituur või mingi selline asi. Aha, aga meil oli päris heagi. No jah, ja oligi see, et mina olin selle Peterburist ostnud, kurat. Tookord ma olin suhteliselt rikas mees, mul oli neid rublasid. Ja ma siis Peterburis või tookord oli Leningrad. Ostsin mingi konjaki nimega sellise pudeli sealt jaamast kaasa. Ja pärast kodus vaatasin küll, et see kuradi kork oli sinna peale meisterdatud niimoodi, et traadiga kokku tuhti. Traati juurde, aga ta nii, lõpuks ma sain aru, et ta oli tegelikult oma pudeliga. Ole ka õudut juua. Oli midagi paremat pandud vist. Ja tuleb ma sain aru, et seal oli umbes nagu mingi kuradi mööbilakk oli millegagi. Ja mina natukene kartsin seda värki, mõtlen, mine tea, mis tuleb tervaks soolika. Lasin mulle enne proovida või? Ei, ma olin enamus ära jood ja ma ütlesin, kuradi imelik on, et kas on brändi või ei ole brändi või mingi kuradi selline platnai brändi. Eduard on teha, oi, kurat, väga hea. Eduard niimoodi räägibki alati väga. Üks kord läksime Narva Tüürega, üks laupäev ja siis külavanem helistab, kuule, kus sa oled? Ma ütlesin, ma olen praegu Jõhvi ääres, ma 7 sinnapoole. Ma ütlesin, mis sa muretsed? Muretsen küll, kus sa oled, teile küla muretsed? Jah, siin on... Eno hetk pidi hakka, kui nad soovid põhist. Jõu näeme. Mul on siin numbrid olemas ka. No kellame? Jaa. Sulle ka. Sulle on peale ka olemas. Tule tõlitad alt ka, jah? No seekord seda pidi. Ei, no kena oli. Kena mõnus. Rohkem veel. Ma mõtlengi, et peabki ikka rääkima neid lugusid, mida näiteks isa on näinud. Ja mida tead kohe, et see on tõsi. Нет меня, я покинул Россию. Мои девочки ходят в соплях. Я теперь свои семечки сею на чужих елисейских полях. Кто-то
свои чуждые песни, пишет там про Версальский дворец. Слышу сзади обмен новостями. Да не то, тот уехал, спроси. Ах, не то! И толкают локтями, и сидят на коленях в такси. А тот, с которым сидел в Магадане, мой дружок еще по гражданской войне, говорит, что пишу ему: Ваня, скучно, Ваня, давай, брат, ко мне. Да я уже попросился обратно, унижался, юлил, умолял. Ерунда, не вернусь, вероятно, потому что я не уезжал. Кто поверил, тому по подарку, чтоб хороший конец, как в кино. Забирай триумфальную арку, налетай на заводы Рено. Я смеюсь, умираю от смеха. Как поверили этому бреду? Не волнуйтесь, я не уехал, не надейтесь, я не уеду.